töötanud tomatitega umbes 20 aastat järjepidevalt, iga suvi ja väga põhjalikult. Ja siis ma olen õppinud nende tomatite hingeelu päris hästi tundma, tomatitaimede nimelt, ja just kasvuhoonetes. Ja praegu on tomatid kasvuhoones imeilusad, nad on kasvanud meist kõigist pikemaks juba. Nad on tumerohelised, neil on palju küpsemata vilju, rohelisi vilju küljes ja esimesed alumised viljad hakkavad juba punaseks minema. Nii et niisugune tomati jaoks kõige toredam aeg ja saagiaeg on ees. Et nüüd juuli algusest võime korjata juba punaseid tomateid väga varastel sortidel ja siis korjata kuni võib-olla sinna oktoobri alguseni, kui me suudame neid väikesi öökülmasid ära hoida kasvuhoones. Võib-olla ka kuskil oktoobri keskele võib mõnel jõuda saak, kes on väga hoolikas kaitsma oma tomateid öökülmade eest. Ja ma ei oskagi väga palju rääkida tomatist, võiks pikalt rääkida ja tomatikasvatusest. Ma olen kirjutanud ühe väikese raamatu sellest, kus saaks väikese näpunäiteid ka, et näitan teile. Seda raamatukest on müüdud meie Selveris ka ja see on nüüd tänavu aasta just välja tulnud, näete niisugune ja aitäh. Maalehe tomatiraamat, see on nüüd parandatud trükk. Ja siin on üks väikesi näpunäiteid, kuidas tomatit kasvatada, et võib-olla aitab mõnda kasvatajat natukene edasi. Ja ikkagi minu poole pöördutakse sageli küsimustega, kui on mingid probleemid tekkinud tomatikasvatuses. Ja ma katsusin nüüd leida mõned probleemid oma kasvuhoonetest ülesse. Ei oma tehtud või? Ikka endale